23. pühapäeval, mida me tunneme ka rõõmu ehk Gaudete pühapäevana, mõtisklesime risti Johannese sõnumi üle. Üks lugu räägib, et 1223. aastal just enne jõule seisis püha Franciscus Assisist sarnase väljakutse ees nagu need inimesed, kes küsisid risti Johannesest. Mida me peame tegema? Franciscus märkas, et inimesed olid kaotanud jõulude tõelise tähenduse. Ta otsustas luua ühes külas esimese jõulusõime, et tuua Kristuse sünni lugu inimestele lähemale, lihtsate ja konkreetsete märkide kaudu. See meenutab meile risti Johannese vestluseid rahva hulkadega, lihtsad praktilised juhised, mis muudavad ka meie elu. Jagada toitu, olla aus, mitte kurvita võimu. Need ei ole keerulised teoloogilised kontseptsioonid, vaid igapäevased teod, mis peegeldavad meie usku. Paavst Franciscus on öelnud, kristlik rõõm sünnib kohtumisest Jeesusega ja teadmisest, et oleme armastatud. Just see rõõm peaks iseloomustama meie adventi teekonda. See ei ole pealiskaudne optimism, vaid sügav rõõm, mis tuleneb teadmisest, et Jumal on meiega. Kiriku isa Püha Augustinus kirjutas, meie süda on rahutu, kuni ta leiab rahu Jumalas. Adventi 3. pühapäev kutsus meid üles leidma seda rahu läbi konkreetsete armastuse tegude. Kui me jagame oma leiva näljasega või kulutame aega üksildase naabri jaoks, valmistame meie teed Issandale. Mõelgem hetkeks, kas meie ettevalmistused jõuludeks keskenduvad välisele või sisemisele. Kas me otsime võimalusi jagada, andestada, lepitada? Just need teod valmistavad meie südamed ette Kristuse tulekuks. Adventiaeg ei ole ainult ootamise aeg, vaid ka tegutsemise aeg. Johannese sõnad kutsuvad meid üles vaatama oma südamesse ja küsima, mida mina saan teha, et olla valguseks teistele. Võib-olla on see midagi nii lihtsalt nagu naabri aitamine, kellegi kuulamine või oma ajast ja varast jagamine. Ja võtame eeskuju Püha Franciscuse lihtsusest ja risti Johannese selgest sõnumist. Laskem selle adventi ajal oma usul väljendada konkreetsetes armastuse tegudes. Sest just nii valmistume me tõeliselt Kristuse tulekuks. Mitte ainult jõululaual, vaid meie südametes ja kogukondades.